No tšau! Tere! Jah, näete, juba ütles tere. Ma ei jõudnud tutvustadagi, on ju. Oota, tutvusta nüüd ennast. Kes sa oled? Ei, ma tegelikult tutvustan ise. Minuga on täna Kai. Tere! Kai, kuidas me tutvustame sind? Sa oled samasugune nagu mina, sajal rindel tegutsed. Sajal rindel jah, et tegelen igapäevase nii-öelda päristööna turundusega, aga hobikorras teen ka ajakirjale Tiiu köögitoimetust, et erinevaid retsepte katsetan muudkui, pildistan, et vastlakukleid olen juba mitu korda teinud. Kohe mitu korda või? No retsepte peab ikka ju timmima. Okei. Kas sa oled juba Tiiusse ka avaldanud siis? Ei, sinna veel ei ole, et see on rohkem nagu enda jaoks, aga... Nüüd vaatame pärast siis, kui ta avaldab oma selle retsepti, mis me täna teeme, kuna vastlapäev on kohe nagu käes, on ju, siis vaatame, kas võtad mõne nipi minult ka üle või? Elame näeme. Elame näeme, on ju. Aga nagu sa ütlesid, sa oled juba vastlakukleid katsetanud siin päris palju, on ju. Aga mul väike varblane kõrva peal sõsistas, et sa ei ole kunagi teinud gluteenipastaga vastlakuklit. Ei ole, see on täiesti uus asi minu jaoks. Okei. Et gluteenipasta on siis tegelikult see, mis teeb selle kukli hästi pehmeks, hästi vetruvaks ja hästi siukseks mõnusalt õhuliseks. Ja seda ainult pärmiga ei saavuta. Nii et saamegi kohe alustada. Me võtame kohe alguses poti ja potti me kaalume kõik koostisosad kokku. Sa võid tuua meile vett. Kohe. Vett natukene. Ma panen samal ajal juba piima ära. Kasutame siis täispiima ja paneme ta kohe otse potti. Nii, ja siis sa võid siia vett sisse panna. Ja miks me täispiimale vett paneme? Et oleks lahjem. Nonii. Ideaalne. Ja miks me panime vett sisse? Mitte, et ta lahjem oleks, muidu me kasutaks lahjemat piima juba. Nii. Aga kas sa tead, et vesi aitab vältida seda, et piim põhja keeks? Ah, soo. Võt. Nüüd teame kõik. Nüüd on jälle üks väike nipp juures, on ju. Ja siis paneme siia natuke jahu sisse. Ja jahu paneme kohe külma sisse, vispelda ära ja sega ilusti selle segu läbi. Ja pane ta otse siis siia peale. Nii. Ja nüüd on see, et ta hakkab paksenema, aga ta pakseneb vaikselt, sellepärast, et pott ei olnud soe veel, vedelikud ei olnud soojad, midagi ei olnud soojad, et sa pead nüüd nii-öelda rahulikult ootama natukene, sellepärast, et ta läheb aeglaselt soojaks, on ju? Jah, meil kiiret ei ole. Meil kiiret ei ole, meil aega küll. Vastlakuklid on ju hästi kerge teha, hästi kiire ka. Ja, et minu jaoks siiani on kõige suurem trikk see, et kui vastlakuklid teha, et nad ka järgmine päev oleksid pehmed. Mis on see saladus? Gluteenipasta. Vot siis tulevad eriti head. No nii, aga ei, sa võid hakata kohe uuesti segama. Ta vaikselt peaks hakkama nüüd kuumenema, ma panen natuke veel soojemaks. Ja me teeme teda täpselt nii kaua, kuni ta lööb potiservadest lahti lihtsalt. Aga ta läheb veel aeglaselt kuumaks. Aeglaselt. Sa teed ilusaid 8 siin. Jaa, ma kuidagi harjun niimoodi, et kui potis liigutad midagi, et siis et kõik kohad saaksid liigutatud, siis on hea teha 8. Jaa, okei. Ja. Seda ma ei ole teinud. Ma tavaliselt teen, oota, ma näitan, kuidas ma teen. Mina segan tavaliselt niimoodi ja siis ma segan nagu erinevate suurustega ringidega. Niimoodi, et ma segan nagu selles mõttes siit läheb väike ring, siit ja siis ma lasen nagu terve selle poti läbi ja siis lähen tagasi. Edasi ja tagasi. Ma kunagi tegin ka niimoodi, aga siis üks hetk ma avastasin, et see ei ole mu siukestele mitte treenitud käelihastele võib-olla kõige parem. Et 8 on vähe ohutum teha. Näed, läheb paksuks, väga hea. Nüüd ta hakkab pastat moodustama. Nii, väga hea. Näed või? Ikka korralik pasta tuleb siit. No võt. See ütleme nii, et kes siin võib-olla ei näe nii hästi siit, võib-olla alguses meenutas natukene riisiputru ja nüüd on juba siuke päris tihke pasta. Ja see ongi valmis. Jah. Siuke segu ongi. Siis me keerame tule välja. Ja nüüd teeb rahulikult jahtuma siia. Nii, aga liigume siis edasi taigna peale. Pane kann uuesti sinna peale ja võta täispiima. Pane täispiim sinna sisse. Nii, ja Läks väher valja.
Läks väga palju. No mis seal ikka? vahest läheb palju, ei ole hullu. +-5 on okei. Kõigega juhtub niimoodi. Nii, aga tüüpiliselt öeldakse kogu aeg sooja piima peab kasutama. Ma ei viitsi seda mikrolaineahjus kunagi soojendada, ma ei viitsi seda potis soojendada. Selle asemel ma panen keevat vett peale ja vola on ja. Et ma teen endale elu natuke lihtsamaks sellega kohe. Väga hea. Ja nüüd saame panna pärmi. Mina kasutan kuivpärmi. Kusjuures kuivpärm on ka minu jaoks lemmik. Ja siis me paneme suhkrut ka siia. Suhkrut pane 2 supilusikatäit ja 1 teelusikatäis. Ilusti triiki. No nii, väga hea. Ja siis võtame lusika ja segame ta ära ja nüüd ta jääb meil rahulikult siia kõrvale seisma, nii kaua, kuni me muude asjadega edasi tegeleme. Anja? Jah. Nii, väga hea. Nüüd ta jääb siia seisma. Samal ajal me võtame oma miksrikannu. Siia me oleme pannud juba sisse jahu. Nisujahu, tavaline nisujahu. Muidugi, ei pea fancy olema, on ju. Aga nüüd pane siia alla teelusikatäie soola. Alla teelusika siis kuskil 3/4 teelusikat? Kuskil 3/4 pane, jah. Nii sobib. Nii. Jah. Nii, väga hea. Ja siis üks asi, mida ma... Oih, kadus ära. Kus mu... kõik asjad on laiali. Väga hea. Nii, ja siis maitseainetest me kasutame kardemoni. Sa kardemoni kasutad? Ja muidugi. Kardemoni ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma kunagi lusikaga ei mõõda. Kusjuures siin on ka vaata teelusika mõõt sees, et seda võib ka kasutada, aga ma üldjuhul panen kõike silma järgi, et noh, mida ma siin mõõdan, noh. Eks see oleneb ka sellest, et mida keegi eelistab, kes tahab rohkem, kes tahab vähem, kellele üldse ei meeldi. No, ma ei tea. Ma arvan, et sa oled ka see inimene, kes kardemoni kasutab kõikides oma toit või küpsetist. Ei, no mulle ikka meeldib, kui sul on ikka mingisugune kardemon või kaneel või mis iganes ürts sul on sisse pandud, et ta ikka nagu on kohe tunda. Ma samal ajal raputan lihtsalt. Elu eest. No, ja siis sa paned muidugi sinna... Vähe lihtsam võib-olla. Ja, ma panen silma järgi, on natuke lihtsam. No, tundub, et on piisavalt. No, on. Lõhna on tunda vähemalt, on aromaatne. Kardemonil on jumala hea lõhn. Kardemon mulle jumala maitseb. Ja ma panen alati kringlitesse ja sellistesse asjadesse ka. Väga hea. Nii, aga kui palju sa kokku oled puutunud vaniljekaunaseemnetega? Kasutad? Ei kasuta? Muidugi kasutan ikka, jaa. Aga, oota, siis näita, kuidas sa puhastad. Nüüd enam ei ole nii kindel. Sa võid täies pikkusest alguses lahti lõigata. Mina tavaliselt ikkagi, kui kasutada, siis ma ikka tahaks nagu kõik ära kasutada kohe. No, kui sa teed armeele, siis sa võid jah terve ära kasutada. Edasi. Rohkem edasi ei tee. Nii, igatahes. Ma arvan, et lõpuks te kõik, kes mind jälgite, siis te lõpuks teete une pealt juba seda vaniljekauna seemnete puhastamist, sellepärast, et ma olen seda varsti igas videos varsti teinud. Ja siis ega seal ei ole midagi keerulist tegelikult. Et lihtsalt ongi keskelt pooleks nuga sisse. Vaata, see on nagu kaaviar. No, see on väga ilus. See on Madagaskari ja see lõhn. Vaniljekauna seemned või vaniljekaun ise on ju tegelikult maailmas teine vürts kalliduselt. Esimene on? Safran. Just, väga hea. Näete, toidutoimetaja ikka teab, millest ta räägib, on ju. Aga paneme ta siis endal siia rahulikult miksrisse ja laseme tal alguses natuke lihtsalt seguneda siin. Et muidu ma teeks siuke topeltkogus, aga noh, täna nii palju ei tee. Täna teeme natuke mõõdukamalt. Ja nii, pärm hakkab ka siin vaikselt mullitama pinna peal, kõik on väga hästi. Ja siis, ega meil siin väga midagi palju ei olegi, on ju. Aga kas vastlakukkel peab olema moosiga või moosita? Me teeme moosiga. Mulle meeldib moosiga. Mulle meeldib ka, minu meelest moosiga on ikkagi siuke mahla. Ma panen vahepeal juba selle pärmisegu siia sisse. Aga moosiga, jah, minu meelest moosiga on nagu selles mõttes parem, et moosiga on siuke... No ikka natuke seda üllatust ka, et muidu on nagu see, et igalt poolt, iga amps on täpselt samasugune. Ja pluss ta ikkagi on mahlane, vaata. Kui muidu on lihtsalt, kui sul on see kukkel ja vahukoor, siis ta kipub võib-olla jääma selliseks kuivemaks. Aga on neid, kellele meeldib lihtsalt vastlakukkel vahukoorega.
inimeste maitsed on erinevad, Absoluutselt. sellepärast ongi, et näiteks mina ütlen, mina väga palju suhkrut kukli taigna sisse ei pane. Ja Et mina need, ka ei kes pane. tahavad, võivad alati rohkem panna, aga minu jaoks on vahukoor juba magus, on ju. Siis natuke see kukkel on vürtsikas, on ju, siin on mõnusad vürtsid sees ja siis lõpuks me paneme ju veel ka siukse hapuka moosi, mis annab selle 3. nüansi veel maitses juurde. Et siis on väga hästi. Nii, aga siis muna. Üks muna sulle, üks muna mulle. Ma räägin sulle ühe nipi, mis tegelikult on veel, et muna koore tükke välja ei ajaks. Vastu lõikelauda ja otse miksrisse. No vot, seda mõtlesingi. Ja ei, mitte vastu teravat äärt, just vastu lamedat äärt ja siis miksrisse. Siis on kõige nii-öelda, siis ei tule neid teravaid tükke sealt. Siis on kõik väga hästi. Nii. Ja siis rahulikult see mikserdab siin. Väga hea. Nüüd meil on see pasta siin rahulikult jahtunud, mis me enne tegime. Nüüd me munad segunevad natuke sisse. Siis me saame pasta sisse panna. Kuigi ma ütlen ausalt, et näiteks mul on näiteks ka burgerikuklite põhi on suhteliselt sama, aga näiteks kui ma teen suvel või ma teen talvel, retsept on täiesti erinev. Sellepärast, et õhuniiskus on täiesti teistsugune. Ja see on täiesti hämmastav, kuidas selline asi nagu toatemperatuur või õhuniiskus tegelikult väga mõjutavad seda, kas sul tainas kerkib või ei kerki või mis sul üldse seal sünnib. Ja siis pasta on meil sisse pandud, siis me paneme ta uuesti segunema siia. Nii, ja nüüdseks on meil siis taigen siin mõnusalt juba ära segunenud. Sa näed, ta on siuke mõnus elastne, aga ta samas ta ei ole kõva, et sa näed, ta venib ikkagi veel. Ta tuleb ise ilusasti selle konksu küljest lahti. Et mitte ta ei ole täiesti nagu nii-öelda seal, kus ta jäi, seal ta ei ole paigas, vaid nüüd ta on nagu korralikult siin nii-öelda valgub alla. See tähendab, et ta on õige elastsusega. Nii, ja siis viimase asjana toasoe või ja toasoe või ka sellepärast, et toasoe või siis nii-öelda ühtlustub selle kogu taignaga palju paremini ära. Et kui ta on kõva või, sinna võivad tükid sisse jääda ja siis ta ei ole nagu kõige meeldivam. Ta ei segune. Jah, et siis tast ei ole nagu nii palju kasu. Ja tainas ei ole enam ühtlane. Just. Nii, ja nüüd ta hakkab vaikselt siit kausi servadest näed lahti lööma, siis on kõik ideaalne. Nii, ja kui ta on siia ilusti ära segunenud, siis lõpetame ära ja tõmbame ta siit ilusti välja. Nii. No see on ikka päris ilus tainas. Nüüd ta on meil valmis, me ei pea teda isegi nagu kokku sõtkuma, ta võib jääda täpselt nii, nagu ta siin on, ja nüüd me paneme talle rätiku peale ja laseme tal toatemperatuuril rahulikult kerkida. Toas ta kerkib natuke kauem, kui sa tahad kiirendada protsessi, siis ma soovitan ta ahju panna, aga ahjus on siis oluline see, et ta ei ole väga kuum. Ütleme nii, mina kuumutan siukse 35 kuni 37, ideaalne on siuke 38. Võib-olla mõnikord läheb ta 40 peale. Just, et selles mõttes ütleme niimoodi, et väga hullu ei juhtu, kui ta kõrgemaks läheb, aga proovi hoida siukse madalamal temperatuuril, kui sa tahad kiiri siukest kergitust teha. No nii, me oleme siis siin natuke jutustanud ja mulistanud ja taigen on meil rahulikult kerkinud ja vast on valmis kerkinud, et... No seda peab vaatama, ega ma ei tea ise ka. Vaatame, mis see siin... Mis ta meil teeb. Rahulikult välja ja... Kuum, ei ole. See ei tohi sellisel kuumusel ollagi. Nii, vaatame, mis siin on. See on alati minu meelest üllatus, mis siin rätiku all toimub. See on nii põnev tõehetk. 3, 2, 1. Ma olen nagu veber. Väga ilus. Väga ilus ju. Vaata, kui vaata, ta on ikka mitmekordseks läinud. Lõhnab nii hästi. Aromaatselt. Kardem. Täiesti. Nii, väga hea. Võtame siis endale kaalu ka. Ja siis... Abiliseks väikse noa. Väikse noa. Ja ma annan sinu kätte selle. Nii, kõigepealt sa võid nagu peksa anda talle. See läks kohe väga kokku siin. No näed, vajus täiega, no. Korralikult õhku täis. Oh my god, mul läheb kõht tühjaks. No nii, väga hea. Ja siis las ta jääbki sul siia sisse. Kaalu siit endale noaga 55 grammi ja hakkame pallitama. Veeretame lihtsalt pallikesed kokku. No, natuke vähe. No täpselt. 55. No 50, okei, 50, 55. No, vaatame.
ega ma ei ole ka mingi pallitamise prof, ma teen kukleid ikka päris, no näed, mul tuli hoopis 65. No nii, on päris hea. Nii, ja kuidas sa pallitad? Nüüd veeretan ja natuke veeretad ja panen natukene niisuguseid hääri, natukene voolin siia alla ja siis siit peopesaga nagu voolin teda natukene. Ja siis ta on siuke võrdlemisi ja marpallikene. Ma vaatan, kus ma siin laua peal saan ka või? Igat pidi saab. Pallitamisel on tegelikult väga palju erinevaid meetodeid. Absoluutselt. Mulle meeldib teha käed jahuseks. Et siis ei jää kätte külge. Mõnikord ikka see tainas kipub olema natukene nätskem. Jah, no kusjuures see oleneb väga palju ka sellest, milline su enda köök on. Et minul on kodus siuke suht kuiv köök, ma ei kasuta kunagi näiteks jahu ega... Ja minul on jällegi üsna suur õhuniiskus, et mul on lausa õhuniisutaja kodus olemas, et ma ikka jälgin, et mul oleks toas siuke stabiilselt 35–40% õhuniiskust. See on siuke suht kole kukkel, on ju. Aga kuidas ma nüüd neid triipe, ja kuidas ma neid triipe parandan, on see, et ma litsun ta laiaks, on ju, et tal tuleks ühtlane siuke välispind ja siis ma võtan ta endale kätte, klopin kokku ja siis hakkan pöidlaga suruma siia alla. Ja siis pärast on mul näed, pealt hakkab aina ühtlasemaks minema. Pealt on nagu väga ühtlane. Ja siis ma rullin natuke siit alt. See võib näiteks nende lükkad või need pöidlad kokku, või pöidlad, peopesad kokku vaata oma vahel ja rullin alt siledaks. See on juba siuke sarnane liigutus, nagu mina teen lihtsalt siin peopesas niimoodi, et lükkan alt lihtsalt ma räägin neid tegelikult, neid meetodeid, mida kasutada, neid on nii palju erinevaid. Et eks iga kokk leiab endale ise, kuidas sa teed. Mis talle on nagu käepärasem, aga peaasi, et lõpptulemus oleks lihtsalt ilus, ümar. Proovin ka seda sinu meetodeid siin laua peal veestada. Tee nagu nagu siuke, mõtle, et sa hoiad seda tennisepalli näiteks käes. Ja siis hoia teda nagu tennisepalli ja siis veereta teda lihtsalt niimoodi, et hoia nagu sõrmed kõik koos. Pöia all sõrme, just, ja nüüd õõrud mööda lauapinda õrnalt, et sa väga peale talle ei suru, aga rahulikult mööda lauapinda. Lasen tal siin veeretada. Jah, ja siis ta veeretab ise siin ennast ja no, kes võidab? Jahu lendab maha. No nii, aga siis käed puhtaks. Rätik peale. Ja saab meil siin rahulikult kerkida jälle. Oih, no nii. Ma usaldan sellest sind. Nii. Ja laseme tal siin siis siuke tund aega rahulikult laua peal seista, siis klopsime munaga kokku ja viskame ahju. Ja nii ongi. Nii lihtne on ju. Väga lihtne. Väga lihtne. Tavaiks. No nii, et me oleme nüüd valmis. Ma ei tea, kui valmis me oleme, me üritasime asju kiirendada ja panime korra ahju need kuklikesed kerkima, aga noh. Ma ei tea, vaata. Mis meil siit nüüd välja tuli? Eks ta oli natukene ootamatu. Surprise! Et mul pole enne kunagi sükest asja juhtunud, aga need näevad välja nagu... Ütleme nii, et nad ei ole kõige täiuslikumad kuklid. Aga selles mõttes, võtke seda kui endale... See on... Osa elust. Jah, see on osa elust ja teil vaadata no pressure, siis teil ei pea ka ilusamad olema. Aga tõenäoliselt teil tulevad ilusamad. Mul pole enne niimoodi kuklid õnnestunud, ebaõnnestunud. Ka minul ei ole enne sellist asja juhtunud, et ju see on ka see, et vaata, iga köök on erinev, igas köögis on temperatuur on erinev, niiskus on erinev ja tainas ju kohe reageerib sellele. No me panime muidugi alguses toatemperatuurile kerkime ja siis vaatasime, et kuule üldse ei kerke, et paneme ahju. Nii kaua, kuni nad toatemperatuuril olid, nad olid väga ilusad. Kui me nad ahju panime, alguses olid ilusad, nüüd nad on sellised. Et siuksed nunnud. Omapärased. Väga omapärased. Okei, aga ma panen siis ahju sooja. Sina võid rahulikult muna võtta ja lahti kloppida. Jah. Saad rahulikult natuke oma keskis tegeleda. Nii, ja siis mina panen selle rahulikult 180 kraadi peale ja ülevalt alt küpsetus.
Nii, ja muna on ka valmis siin. No siis ma luban sul pintseldada täna. Mis see nii lahke? Ma olen liiga palju seda teinud juba. Ma arvan, et saab päris head asja, sellepärast, et tegelikult ütleme ausalt, taigen oli väga hea, kõik oli väga mõnus ja ainuke asi, mis nihu läks, oli natuke see kergitamisprotsess. Et vahepeal tahad kaamera ees nagu kiiremini asju teha, aga no mõnda asja ei saa lihtsalt mõnda teha asja ei saa kiirustada, et me lepime nüüd sellega. Et järgmine kord siis teame, et pärmitaignat ei ürita kiiremini kergitada. Et kui teda kergitada, siis kergitada kohe alguses ühes kohas ja siis las ta kerkib seal nii kaua, kuni ta kerkib. Et ei hakka neid protsesse... Ilmselt on oluline ikkagi see, et see temperatuur oleks ühtlaselt selline pigem soojem, et meil siin on natukene jahedam ka täna, nii et ilmselt ka see mängis siin rolli. Just, et kui sa tahad, sa võid teda ahjus muidugi kergitada, aga siis kohe algusest peale ahjus, et kui sa alguses teed teda toatemperatuuril ja vaatad, et kuule ei kerki väga hästi, et davai, paneme ahju, siis me üritasime ka. Ei toiminud. Aga siis paneme ta ahju, vaatame siukse 10 minuti pärast, mis nendega juhtub. Ja samal ajal siis teeme moosi. Natukene võiks moosi ka teha. Aga ma siis annan sulle poti. Poti sisse pane kohe kõik need mustikad ja pressime selle sidruni siit rahulikult välja. Ega tegelikult võib ju käteval ka teha, aga nii on lihtsalt, et lihtsam, et ei tule need seemned sinna moosi sisse. Aga kui sa teed rahulikult kätega, siis pane lihtsalt peopesa alla ja seemned püüa lihtsalt vihku endale. Nii, aga siis pane siia 2 supilusikatäit suhkrut. Nii, 2 triiki lusikatäit. Nii, ja siis paneme ta ilusti siia liidile. No, tundub, et saab siin sellest pallikesest asja. Saab vist ikka vastla kukalt või? Vastla kuklit. Ei, ma mõtlen, ma tahtsin just praegu valesti öelda, aga siis ei ütle vastla kukla. Et ei just ütle vastla kukalt. Ei, ma ütlesin alguses vastla kukalt. Ei, vastla. Jookseb juhe nii kokku. Mitte vastla kukalt. Ei, jah, ma ütlesin vastla kukalt, aga ma mõtlesin, et ma tahan, ma tahtsin vastla kukalt öelda, et nagu vasta kukalt vaata, aga ma ütlesin vastla nagu vastlapäev ja siis vastlaga vastu kukalt, no. Okei. Võt nii juhtub võtetel, väga tore. Jaa, ikka, nii. Vaikselt hakkab keema tõusma, väga hea. Et siin on kogu see vedelik, mis tuleb nüüd ära aurustada, et ta liiga vedele jääks. Ja siin on samamoodi see suhkur. Võiks ära sulada. Mis jah, suhkur sulab ära ja suhkur samamoodi natuke paksendab teda, siis kui ta maha jahtub. Ja mis selle moosi eriti heaks teeb? Ma arvan, sa tead seda. Mis teeb? Ma ei tea, ma arvan, sa seda kasutanud. Ja see Be Active supertoidupulber on üks minu lemmikuid tõesti. Kusjuures see on minu lemmik ka. See on üks esimestest, mis tuli, aga see on nagu super nagu peet ja mustsõstar ja see on nagu nii siuke särtsakas. Ta on tõesti, ta on väga hea. Teised ei ole nii head minu meelest. Sellel on täpselt siuke värske ja hapukas mõnus maitse, et mulle see meeldib. Eks muidugi maitse-eelistused ole ka erinevad, et kellele meeldib hapukas, kellele meeldib magusam, on ju. Kellele šokolaadine. Just, on ju, aga jah, see on mulle väga meelepärane nii-öelda ja see on nagu tõesti siuke algusest peale sümpatiseerinud ja ma olen kasutanud teda väga palju, ma olen isegi makroonide sisse pannud. Ja kui ma ei eksi, siis isegi ka hummuse sisse. Ja ma tegin punapeedi hummus sellega. Just. Tean. No juhtub siukseid asju, et tegelikult ongi see, et vaata, seal on nii palju vitamiine sees ja lisaks vitamiinidele tegelikult me saame kasutada seda ka nagu maitseainena. Just, aga peaasi lihtsalt, et ei kuumuta. Just, et kuumutamisel on see, et mingi teatud aeg sa võid teda kuumutada, aga kui liiga kaua kuumutad, siis lihtsalt vitamiinid hakkavad vaikselt kärbuma. Et hea oleks, kui kuumutaks võimalikult vähe, kui üldse vaja kuumutada ja ideaalne on, kui ei peaks üldse kuumutama. Ehk siis põhimõtteliselt võib ta kõige viimasena sinna sisse segada. Just, meie panemegi viimasena. Kusjuures ma olen isegi seda küpsiste sisse pannud. Oho,
ma panin küpsiste sisse, no ma küpsetasin suht vähe, mingi 10 minutit äkki või, et noh, sellega ei juhtu väga midagi ja ma panin kusjuures Be-Active'i teed ka sinna sisse. See tee on ka väga hea. Ja saad aru, see oli nii mõnus vürtsikas ja siuke, oi, näed, keeb ka siin. Vahepeal on keema tõusnud, aga noh, kõige parem on, mille järgi on moosi nii-öelda indikaator, et ta on valmis, on see, kui hakkavad vaikselt niimoodi katki nii-öelda plahvatama. Et kui nad katki lähevad, siis on juba see, et siis nad on piisavalt läbi küpsenud ja on järelikult ka piisavalt palju vedelikku sealt välja tulnud. No, väiksed põksud käivad. On kuulda, jah. Hakkas pihta. No nii. See on nagu... Oota, ma tulen lähemale, äkki siis te kuulete ka. Oi, kui mõnus. Kusjuures see on jah nagu popcorni vaata. Jaa, ma eile õhtul tegin just popcorni, ma tahtsin just sama öelda, et nagu popcorn käiks. On ju, käib nagu popcorni põksud, väga lahe. Kusjuures ma ei mäleta isegi, mida popcorni tegin. Aga mida sa teed pigem, mikropoppi või? Kusjuures mul ei ole isegi mikrolainahju. Ma olen loobunud mikrolainahju kasutamisest ja isegi kui ma meal prepin endale, siis ma lasen pliiti peal soojaks. Väga tubli. Mina olen sama teed, aga ütleme nii, et mul on kodus keegi, kes kasutab mikrolainahju. Okei. Jaa. Nii, kuklid. Vaatame, mis kuklid teevad. Ei tea, kas on valmis? Vaatame. Natuke siuksed heledad tunduvad. Natukene nagu on. Huvitav, keskelt on nagu tumedamad, osad on heledamad. Ma laseks natukene veel. Varsti saab moosi ka purustada, kuigi vedelikku on päris palju veel. Vedelikku on üsna palju. Vedelikku võiks nagu veel välja keeda. Jep. Nii, et praegu tundub, et see moos on hakanud mõnusalt paksuks minema, kõik on väga hästi, et meil paksendab muidugi ka seda... Kõik asjad saavad samal ajal valmis. Väga hästi. Ma lülitan kõigepealt pliiti välja ja siis ma võtan endale kinda kätte ja me tõstame enda kuklikesed ahjust välja. Väga naljakas. Osad on nagu pruunimad ka. Okei, täna me võime ka ahju süüdistada. Vähemalt tundub niimoodi. Ma panen ta siia rätiku alla uuesti. Ja siis me saame samal ajal moosi ära lõpetada. Sa võid võtta twisterkannu sealt blendrist välja. Nii, ja siis võtame spaatli ka ja paneme kogu selle moosi siia. Tavaliselt on see, et on kõik need keedised ja asjad lähevad paksuks. Meie jätame ta täna vedelaks. Nii, aga kuna ta on meil natuke vedelam, siis paneme teise kaane peale, et muidu võib-olla pritsib üle, et seda küll ei taha. Et paneme selle ilusti silikone äärtega peale siia ja saame ta panna rahulikult blendrisse. Nii vaikne. On ju. Ülivaikne. Aga võimas. Ta on praegu täis võimsusel ja me räägime rahulikult edasi. Ja meid on kuulda. Ma räägin, ülimõnus. Meil polegi vaja rohkem midagi siin purustada, kõik on juba valmis. Nii, aga siis paneme siia samasse, laseme sellel blendril ära segada ka meie Be-Active'i pulbri. Pane siia üks supilusika täis seda sisse. Või kui sa tahad natuke rohkem vitamiine, siis võid ka natuke rohkem panna. Meil siin siuke talvine aeg, et paneme natukene rohkem ikka. Ma ei keela, pane. Nii. Ja segame ta uuesti läbi. Nüüd on juba näha, et ta läheb paksemaks ka. Ja, värv on ikka väga ilus. Väga luksuslik. Siuke purpur. Kui tume. Nii, väga hea, meile aitab. Ja nii, alati kardan, et lendab kõike, aga ei lennad. Okei. Väga ilus. Ja paneme selle kausi sisse.
sa saad natuke vaada sealt. Ja kusjuures... Ja sa saad spaatliga. Oota, kas sul oli ka Blendtec või? Mul Blendtec ei ole. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, nagu sellel on kõige parem spaatel üldse. Nagu ma olen kasutanud väga palju erinevaid spaatleid ja see on nagu siuke, mis teda on esiteks ülimugav kasutada, ta on nagu käe järgi tehtud ja ta on nagu selles mõttes, ta tõmbab nagu kõik nii hästi puhtaks. Ja näha on, aga seal kannus sees ei ole ka mingisuguseid selliseid ääri või asju, mis mõnel blenderil on, mis kogub kohe seda sisu enda külge. Just. Nii, siis me võime vahepeal maitsetesti teha. Maitseme, kuidas see on. Nii. Väga sügav maitse on ikka. Väga mõnus, et mustikane puhas just. Ja. Ta ei ole nagu liiga magus ka, et see sidrunimahla aitas ilusti esile tuua seda. Just. Ja me panime tegelikult ülivähe suhkrut siia, mis on väga hea. Aga siis laseme moosil maha jahtuda, laseme kuklitel jahtuda ja siis vop-vop kokku ja kogu lugu. Vop-vop ja läheb. Ta vaiks. Ja siis läheb päris kiiresti, meil on talv. Ma muidugi ei tea, kas ma julgen oma kiirjahutusmeetodit jälle kasutada. Äkki juhtub veel midagi. Ei tea, vast ei juhtu midagi enam. Nii, aga nüüd meil on kuklid maha jahtunud. Moos samamoodi. Võiks nagu kokku panna, on ju. Aga teeme siis kõigepealt, paneme vahukoore vahustama ja mis sa arvad, mis on kõige hullem asi, mida võib vahukoore puhul teha? Ülevahustamine. Ma vaidleks sulle vastu. Nii, mis on hullem? Alavahustamine. No ütleme ausalt, nagu ma olen nii palju näinud, kuidas vahukoort vahustatakse ja siis küsitakse, et miks see ei püsi. Siis ongi näha, et ta on täiesti kreemine veel, ta ei ole tükki tõmmanud, vaata kui ta tõmbab vahustad üle, läheb tükki, siis ta läheb samamoodi nagu vedelaks. Jah, seal tuleb see vesine osa tuleb ka vaata. Aga siis kui samal ajal sa teed selle või nagu alavahustad, siis ta on kreemine, aga ta ei hoia ikka veel, sellepärast, et ta on vesine ikka veel. Ma isegi ei tulnud selle peale, sellepärast, et siis ta nagu ei olegi ju vahustatud. No jah, aga vaata ongi, ma ei tea, mul on nagu see, et ma kunagi kartsin ka vahukoort teiega vahustada, sellepärast, et mulle kõik sisestasid nagu väiksena juba, et ära üle vahusta, see läheb, siis on või on ju, siis ei saa mitte midagi. Tegelikult, selle jaoks läheb ikka, on vaja normaalselt tööd ja et seda võiks saada, et enne ta tuleb ikka siuke tugev korralik vaht, et enne ei ole mitte midagi. Nii, siis pane siia võid, räägime võist, on ju, paneme suhkrut ka. Ja kas sa nüüd julged seda seemneid eraldada siit või? No, küsimus ei ole julgemises. Nii. No. Ja, ta oli lahti lõigatud sul juba. Aga ei, nüüd keera just teistpidi, mitte terava äärega, vaid nüri äärega. Just, nüüd pane sinna vahele. Ma tegelikult olen seda varem teinud. Okei. Aga lihtsalt, nagu ma enne mainisin, ma olen eelistanud viimasel ajal kasutada pastat, nii et väike paus on sisse. Tuleb. Lõppu ots on kinni, nii et. Nii, oota. Tõmbab vastu siis visplit. Mõistlikum. Jah, vispel läheb nagu nii vahukoore sisse, kui äär ei lähe. Nii, oota, ma tõmban igaks juhuks veel üle. Ega siin on veel päris palju sees. Näed, enam ei ole. Saab küll. Nii, davai. Nüüd on ilusti tehtud. Ja mis sa sellega teed tavaliselt, kui sa oled kasutanud? Ma olen tavaliselt just alles hoidnud või siis, kui ma olen hakanud mingisugust vahukoort või piima või midagi soojendama, siis ma olen sinna sisse pannud. Okei. Et seda ma polegi nagu sooja piima meega ja siis paned veel seda sisse või? Näiteks. Unerohi. Kusjuures mina kasutan seda, kui on veel alles midagi, ma panen kreembrüleesse. Jaa, just seda ma just tahtsin ka öelda, et kreembrülee jaoks on ka väga hea just. Siis sa ju soojendad ka seda koort rahulikult. Just. Ja siis tulevad need maitsed välja. Nii, alustame natuke rahulikumalt, et siin päris visplisse ei tõmbaks seda. Nii, nüüd ta rahulikult vahustab. Nüüd jälle nuga sinu kätte. Lõikame mütsid maha.
lõikame mütsid maha. Kas sina tavaliselt lõikad pigem rohkem või vähem? Ma lõikan pigem vähem ja siis ma võtan sisu ära. Mina olen ka pigem seda mõist, et ma pigem võtaks tavaliselt umbes nii. Üsna pehmed kuklid on. Ma räägin. See kuklitaigen on tegelikult väga hea. Kahju, et need lihtsalt nii ilusad ei tulnud, kui nad oleks võinud tulla. Et oleks võinud natukene teistmoodi kerkida. Oleks võinud kergitada kas ainult ahjus või ainult seal. Saad ka ühe lõigata. Ja ma lõikan alati niimoodi. Kõige ohutum on nuga alati endast eemale nii-öelda kasutada. Vähemalt mina teen niimoodi. Ja mina teen täitsa, kuidas kunagi ausalt öelda. Okei. Nii. Ja nüüd katsu seda. Väga pehme. Oh my god, nagu. See on nagu väike padjakene. Aga kusjuures see on kõik nüüd tänu sellele heale gluteenipastale. Nii et said nipi juurde. Ja tõenäoliselt nad on sul ka siin, kui hommikuni jagub neid kukleid, siis on nad ka hommikul pehmed. Nii. Ja tavaliselt ma ei jäta seda kuskile kõrvale, vaid ma degusteerin kohe, mis siin toimub. Issand, kui hea pehme. Väga mõnus. Ma siin kukli enne ära, kui vahukoor valmis saab. No näed. Ja enamus lõpetavad vahukoore vahustamise siin. Ja vaata nüüd seda vahukoort. No siin... Miks ta ei hoia? Siin on näha kohe, et see ei ole... See ei ole valmis. See ei ole vahtus. No just. Aga enamus kardavadki seda ja mina ka kunagi lapsena, mulle kogu aeg öeldi, ei ära vahusta rohkem. Mulle nagu, see ei ole valmis ju veel. Ta läheb ikka veel aega. Ta hakkab nagu tõmbama vaikselt, aga ta ei ole veel valmis. Ja näed, nüüd on valmis. Ja nüüd on nagu tugev vaht. Nüüd on ta väga ilus. Nüüd on nagu perfektne. Täiesti, vähemalt midagi on. No kuklid on nagu maitselt perfektsed, aga see kuju on nagu siuke Nii, aga ma usaldan sinule täitmise. Pane sinna moosi sisse. No paneme selle moosi sisse. Oi, sa paned ikka hulganisti seda moosi. Eks see on jälle nagu, kuidas keegi eelistab, et mulle meeldib, kui ilusti seda moosi jagub siin igasse suudaisse, on ju. Siin on jälle natukene vähem. Ja siia ma võin panna siis sinu jaoks väga vähe. Ära nüüd mulle ka kade ole. See minu mõistes on see väga vähe, kui ma panen moosi ainult natukene siia põhja. Ja noh, muidugi poekuklitel on ka alati ilusti peale pritsitud, aga sa ei pea nagu kartma seda, et kui sul kodus prits ei ole, et kuule ma ei saa teha, sa võid kas või lusikaga panna, et see tegelikult nagu, see ei oma mingit tähtsust, millega sa paned. Olen täitsa teinud niimoodi, et võtnud lihtsalt suure supilusika või spaatliga ja pannud niimoodi kreemitööstu peale. Nii, ja siis paneme selle siia sisse. Kas sa tahad hoida või sa tahad täita? Võin hoida. Nii. Ja mina keeran alati ääret tagurpidi, just nii nagu sa keerad, et siis ei riku seda välimist kesta ära, et ta hoiab ilusti. Ja saab ilusti tõsta siin. Nii, ja kui palju sa pritsimisega tegelenud oled üldse? No ma ütlen ausalt, et ma hindan oma oskusi pritsimisest täitsa nagu ruukiks. Okei, et jälle üks asi, mida tehakse hästi palju, kui üldse pritsitakse, siis mis sa arvad, mis on kõige suurem viga? No, et ei keerata just seda otsa kinni, on ju, ja siis vajutatakse kuskilt suvalisest kohast ja siis siit pritsib välja. Ja, et ärge kunagi hakake niimoodi, et te panete selle käe siia ja hakkate pressima. Näed, juba tuleb. Aga jällegi, ma teen ühe ette. Sa paned käe sinna ülesse ja sa kasutad ainult seda ülemist kätt ja ülemise käega pigistad. Ainult ülemise käega. Ma võin selle käe täitsa lahti lasta. Ma pigistan ainult ülemisega. Ainult ülemisega. Noh, aitab ka või? No väga uhke. Päris korralikult vahukoort. Väga uhke. No nii, sinu kord. Näita nüüd oma rukitaset. Ega ma ka mingi pro selles mõttes ei ole. Jaa, muidugi, ja vaata, mis sa tegid just. See on ikka päris osavne. Nii, vaatame, mis siit siis tuleb. Ilus. Vahepeal keskel jälle, just. Nii vähe panidki või?
sa oled nende poeomadega, praegu poeomad on silme ees. ei no, kellele moosi, kellele vahukoort. No ilmselgelt, vaata, mulle pani moosi vähe, endale pani palju moosi, mina panin endale vahukoort palju, tema pani endale vahukoort vähe. Aga eks see ongi täpselt see, et kes mida eelistab, on ju, et maitsed on ju erinevad ja stiilid on erinevad ja tehnikad on erinevad ja kuklid on erinevad. Just. Nii, aga paneme mütsid ka peale. Mütsid peale. Milline? See oli minu müts vist. See oli sinu müts. Nii, see läheb siia. Ja ma panen natuke ta nurgaga. Nii, nunju. Kuklipoisikesed. No, on ikka armsad küll. Nunju. Oi, ma lihtsalt hakkasin suskama teda. Nii, aga räägi, kuidas sul on. Kas sa tuhksuhkrut ka peale paned või? Ikka. Paneme siis tuhksuhkrut ka peale. Paneme. Võta sealt lusikas ja pane mulle sõela sisse natuke siia suhkrut. Nii, väga hea. Näed, juba tuleb. Nii, ja nüüd ma kasutan alati näppu, ma ei tea, kuidas sa teed või sa raputad. Pigem olen natukene lusika otsaga aidanud. Okei. Ma teen alati näpu otsaga, sest siis tuleb nagu vähe, siis sul on nagu kontrollitud, kui palju ta tuleb. Pigem ongi, et ma ei raputa ka kunagi, et ikka alati millegi abil. Ja, et noh, see raputamine siis tuleb nii palju teda. Siis on sul ühe korraga kogu sõelatäis ühes kohas. Jaa, täpselt. Nii, väga ilusad. Väga ilusad. Aga ma ei tea, me olemegi siin lõpetanud ja nüüd on aeg proovida. Nüüd on aeg proovida. Proovime siis. Võtame siis endale kuklikese ja teeme proovi. Kuidas sa alustad? Kas sa sööd kõigepealt pealt või kõigepealt hakkad hammustama kohe? Kusjuures ma söön kõigepealt mütsikese ära natukese koorega. Ma võtan alati niimoodi ja siis ma võtan natuke siit seda koort. Sama. Nii, katsing. No, cheers! Head vastelt! Head. Pikka liugu! No ja head vastelt. Vastelt ka või? No pikka liugu ka, jah. Pikka liugu ikka ka. Vahukoor on küll väga hea. Nüüd peab jõudma selle kuklini ka. Ainult mütsikest sai natuke, aga nüüd tuleb koos süüa. No nii. Sa ei söö õigesti. Õige on siis, kui see nina ots on märg. Nina ots on vahukoorene. Nina ots valge. Jaa. Oota, ma tahan moosi ka proovida. Ma pole veel sinnani jõudnud. No vaata, kui ilus. Mul on jah, siuke. Mul on nagu säästu versioon sinu moosi kõrval. Nii vähe. No nii, aga me siis maiustame siin edasi ja davaiks, on ju? Näidake meile ka, kuidas teie vasta kukalt saate. On ju, davai, tšau!